Eesti muld ja Eesti süda. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnust tuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti Isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha, sind ei iial unusta. Sinu rinnul olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa, Eestimaa, mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima. Oh, ei jõua iial öelda, ma kuis täidad südame. Sinu põue tahan heita, ma kord viimse unele. Ema kombel kinni kata, lapse tuksvat rinda sa, Eesti muld ja Eesti süda. Kes neid jõuaks lahuta? 19. sajandi teisel poolel sai Eestis alguse rahvuslik ärkamisaeg. Periood, mis pani aluse eestlaste eneseteadvusele ja kultuurilisele tõusule. Selle ajastu võtmetegelased olid Liidia Koidula ja Johann Voldemar Jansen, kes rõhutasid eestlaste keele ja kultuuri tähtsust. Ärkamisaeg pani aluse eestlaste soovile ise oma riiki juhtida. See unistus täitus lõpuks 1918. aastal Eesti Vabariigi väljakuulutamisega. Johann Köhleri 1863. aastal valminud akvarellmaal Kunstniku sünnikoht kujutab Eesti külamiljood koos metsaserval paikneva suitsutarega. Sünkes pilvine taevas ja selle all helendav valgusevööt annavad tööle koduse ja õrnalt romantilise varjundi. Meie jaoks kujutab ka taevas seda, kuidas eestlased olid pikka aega väärkohtlemise ohvrid, kuid nüüd 19. sajandil läbi kultuuri arenemise ja mitmete talurahva seaduste kehtestamise hakkab vaikselt olukord paranema.